need on helid. Ja päikeseline on päev. Kas võib see olla, et just sellisel päeval me meenutame üht teist päeva ja ööd, nii tormist, nii hirmsat, nii kurba, nii ahastama panevat. Jah, täna on see päev, mis toob taas meelde ühe veerand 100 aasta taguse tormisöö. On Estonia katastroofi mälestuspäev. Soovin sulle sel päeval vana keldipolve, õnnistuspolve sõnadega. Olgu sul rannale rolluva laine sügav rahu. Olgu sul vaikiva maapinna sügav rahu. Olgu sul paistvate tähtede sügav rahu. Olgu sul rahu andva poja sügav rahu. 46. laulus öeldakse, Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast meie ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. Mõllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest. Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal. Kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal. Vägede issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile varjupaiguks. Ja Jeesus ütleb, mina olen tee, tõde ja elu. Oleme kokku tulnud, et mäletada seda, mis juhtus 25 aastat tagasi. Kui kõik see, mis Taaveti laulus on öeldud, sai tõeks ja mälestada neid, kes siis hukkusid. Oli pimedus, oli torm, oli hukatus, teadmatus ja ebakindlus, ahastus ja oli nii paljude küsimus, ega mitte tema. Tema, kes oli meile kallis. Tema, kes on meile kallis. Ja liiga paljud pidid jaatavalt vastama. Jah, oli küll. Tol ajal ei olnud süsteemset võrgustikku, mis võtaks iga abivajaja oma hõlma. Polnud piisavalt neid, kes oleks öelnud, meie oleme sinu jaoks olemas, jagame koos sinuga kaotust, oleme koos. Oli kinniseid uksi, oli inimesi, kes lihtsalt ei teadnud. Ja liiga paljud olid üksi ja õnnetud. Üks oli aga kindel, et midagi hirmsat on juhtunud. Seesama katkise joonega sammas näitab selgelt, et midagi läks ka siis lõplikult katki. Aga kummaline see joon jätkub ikkagi. Kaar jätkub peale katkist kohta. Ja nii läheb eluga edasi, nii kummaline kui see ka ei ole. Kõlavad helged meloodiad. Paistab päike. Aga mis on saanud nendest, kelle jaoks elu selles maailmas sel tormisel ööl lõppes, kus nad on? Aga enne kui püüame vastata sellele küsimusele, mõtlema muule. Sellele, et paljud linnud on alustanud siit ära lendu. Paljud neist lähevad siit, et edasi elada, mujal elada edasi. Lähevad siit selleks, et nende elu võiks jätkuda. Sirutavad välja oma vägevat tiivad, tõusevad taevasse ja lähevad.
armsad, me ei mõtle ju lindude ja ka mitte inimeste minekut vaadates, et nemad on olemas nii kaua, kuni meie neid näeme. Me teame, et meie nägemisest ja mittenägemisest nende olemasolu ei sõltu. See sõltub loojast, kes meid on loonud, meile kinkinud meie elu ja kõik meie annid. Fernando Pessoa sõnadega on surm ainult maantekäänd ja sind ei näe selle takka. Kui sammude kaik on jäänd, me olemine ei lakka. Taevast on tehtud ka maa, ei vale näe pärijaid. Kaduda keegi ei saa, kõik tõde ja tee on vaid. Elu siin ka siis, kui meile kingitakse palju aastaid, on ikkagi üürike. Ja Jaak Jõerüüdil on õigus, kui ta kirjutab. Nüüd ma tean, et kõik on üürike. Linnulend ja inimese elu, noot ja silp ja lumesaju lõpp. Armastuse aeg, mis antud ühes elus. Nüüd ma näen, mismoodi kõik see kaob. See, mis oli, on ja mis võib-olla tuleb. Tuli praksu pohju sees ja süda taob just nii kaua, kuni ise suleb selle ukse, mille avas süda. Need on oldud. Nüüd on teised uksed üürikeseks avatud. Ja seda nüüd ma tean, sest kõik on üürike. Kuid Jaak Jõerüüt ei lõpeta. Ta jätkab veel ühe salmiga. Nüüd ma näen, et kõik on igavene. Linnulend ja inimese elu. Noot ja silp ja lumesaju lõpp. Armastuse aeg, mis antud läbi elu. Nüüd ma tean, kus kohta kõik see jääb. See, mis oli, on ja mis võib-olla tuleb. Tuli praksu pohju sees ja seda näeb kõike igavesti. Ega sulle iial uksi, mille avas süda. Nüüd on oldud. Nüüd ka teised uksed igaveseks avati. Ja seda nüüd ma näen, sest kõik on igavene. Ja sellele lootes saame täna tänulike saatjatena mõelda ja paluda oma lahkunud Jumala armastuse hõlma tema peopesa kumerusse. Ja lõpuks veel ühele asjale tahan ma täna leinapäeval teie tähelepanu juhtida. No selja taga, kaugel ja kõrgel olevale Oleviste kiriku ristile. Keskajast alates saadab see rist teele ja võtab see rist selle Pühakoja torni tipus vastu iga inimest, kes Tallinna sadamast teele läheb ja üle vee siia sadamasse jõuab. Rist õnnistab, julgustab, annab lootust. Ta ütleb mulle ja sulle, kõigile teele minejatele ja tulijatele ja jääjatelegi, et ka sina oled tähtis, ka sinul on tulevik, ka sinu jaoks on armastust. Igal inimesel on oma koht inimeste südametes ja Jumala südames, looja armastuse hõlmas. Koos saame edasi minna, lootes armule ja halastusele. Ja armsad, kui meie armsad nii kaua meie südames püsivad, et me ikka ja jälle siia tuleme. Uskuge, nad püsivad ka Jumala südames. Neil on koht Jumala armastuse hõlmas. Kui meie ajutiselt suudame nii kaua meeles hoida ja armastada, kui palju enam suudab see Jumal, kes on armastus. Aamen. Kuuleme muusikat.
palvele. Mõtleme neile, kes kord hukkusid. Mõtleme neid, kes ruttasid päästma. Mõtleme neile, kes valu on südames kandnud. Mõtleme endale, oma maale ja rahvale. Ja taevan isa, täna, et ükski kurb ei pea siin üksi olema. Täna, et saame olla üksteise kõrval. Et saame taibata, et seda kõike mäletatakse. Et saame imestada, kes kõik on täna tulnud. Selleks, et öelda, et me ei ole üksi. Ei oma valuga, oma murega, oma leinaga. Täna, et saame meenutada mitte ainult seda valu, mis südamest läbi läks ja samas ka jäi, vaid saame meenutada kõike ilusat, mis oli enne seda, kui see kõik juhtus. Nende inimestega, kes siis hukka said. Kõike seda head, mida nad meile kinkisid. Seda armastust, millest me osa saime. Tänu sulle, et see kõik on olnud. Seda me küll ei tahaks, et seda olnud ei oleks. Ja sellest täname sind. Ja palume, anna meile tarkust, et me märkaksime täna neid, kes on meie kõrval. Et me ei kiirustaks mööda. Et me paneksime tähele. Et meil oleks, mida meenutada. Ja taevan isa lauta oma ennistavad käed hukkunute üle. Sinul on võimsad käed. Armastava südame. Võimsad käed. Sinul on surmastki välja pääsutee. Me kõik peame kord minema siit. Vaid sina võid kanda meid teisele kaldale sinna, kus pole valu ega muret ega ühtegi pisara. Kanna siis neid, hoia ja varja neid oma armastuse hõlmas ja aita meid elada nii, et kui meie tee otsa saab, kui meie laevuke kord peab teisele kaldale jõudma, et ta siis jõuaks ja et sina ootaksid ees. Ole kurbadega. Lahuta sina, tervenda sina. Aita edasi minna. Hoolides ja märgates. Ole meie maa ja rahvaga. Aitaid meie riigi poolt. Kreeni ei kalduks. Anna meile tarkust mitte kakelda. Oma õigust taga ajada, teisi süüdistada. Vaid hoolides ja armastades koos edasi minna. Et see pisike paat püsida võiks. Et me oma kangusega ta põhja auku ei lööks. Hea taevan isa. Tänu vabaduse eest, mis on. Tänu kõige hea eest, mis on. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand laska oma pale paista su peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale su üle ja andku sulle oma rahu. Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Kallid kaasteelised, head meenutajad, saame nüüd hetke pärast viia oma pärjad, oma lilled, oma kimbud, alustades Vabariigi presidendist.
saame süüdata küünlaid ja kui oleme seda teinud, saame täna kella 5 tulla pühakotta Tallinna Jaani kirikusse, et olla seal koos, mõtiskleda, kuulata imekaunist muusikat, süüdata seal küünlaid. Tõotab tulla imeilus ja helge hetk. Ja te kõik. Ja teie kaudu ka teised. Te olete kutsutud. Aga nüüd viime austusavalduseks, mälestuseks, armastuse väljenduseks oma pärjad, oma kimbud ja rilled.
Oh.